Nii, tere hommikust, täna on 14. detsember, meil on viimased päevad siia jäänud. Malju jäi praegu tuppa magama. Mina lähen viin pesumajja. Siis loodetavasti me saame mingi lõunaks juba kätte ka. Siis ma mõtlesin, ma natuke kiman ringi üldse, näitan teile, mis siin ümber ringi veel toimub ja mis siin üldse on. Minu meelest see on üks kõige paremaid ja kõige targemaid asju teha, et kui sa käid reisil, siis sa lähed pesed selle kotide ja pesu ära ka, mis sul on tekkinud, enne kui sa koju tagasi lähed. Ja siin on see jätkuvalt siinsamas inimeste eramajas ja kaaluvad ära ja pesevad puhtaks. Hallo! Nii hästi ei lähe, et täna kätte saab. Ju sellepärast võib-olla, et on pühapäev. Aga homme saan kätte 3,5 kilo pesu ja ma ei mäleta, mis ta maksma läks. Äkki mingi 5000 kohalikku või? Ei, tegelikult ei olnud nii palju, vabandust, vähem oli kõvasti. Aga no, eks me homme näeme seda. Aga nüüd hüppame rolleri selga. Ilm on ilus. Täna on 14. detsember. Meil ongi ainult tänane ja homne täispäev veel siin kaunis riigis. Ma mõtlesin, et muidu ma olen 3. päeva järjest oma rohelist pissugu tedretähniline ma olen. Aga õues on soe, päike läks korraks pilve taha. Nii et mis siin ikka, kobime alla basseini äärde. Ma olen palju või šokeeritud, et ma siiamaani pole saanud ühte kohatist, aga ma olen seda usinalt palnud SPF-i hulde peale. Laine on täna päris räige. Vot. Kas Eestis müüakse seda coconut või? Ma armastan seda. Ihan soe vesi on. Need on head, jah. Tagumik on ilusti päike. Muidu otsustas vist tööd hakata tegema, nii et hakkad blogima või? Ei, mul on vaja meili tulema. Davai. Ma sain siin vahepeal töö tehtud, meilid vastatud, kõik on korras, kõik on kunnossa. Ja vaadake, see on üks tõeline hotellipidaja. Werner kõndis kilekotiga mööda basseini äärt ringi ja tõigi kile rambutan, mis on praegu hooajas. Ja kes ei ole seda maitsnud, ja on ka silmamuna tekstuur, aga nii hea. Üks pidi vist Märtenil olema, aga ta on massaažis. Nii et see ei ole reaalselt võrreldavgi sellega, mis Eestis on. Eestis nad on nii maitsekad. Right. This is life. Ja nüüd väike sulps vette. Siis saab kuumara panna. Jah, ma olen haigelt obsessed sellest tuunikalasalatist. Ma lasin seekord isegi endale 2 muna panna. Oh my god, I love it. Ma hakkan sööma need. Meil juhtus paha lugu. Meil üks kana on surnud kahjuks. Mu ema kirjutab, üks väike valge kana surnud, mida teha? Mina kohe küsin, kes? Meil on 2 väikest valget kana. Gerda, kes on ju hiljaaegu, nagu te teate, emaks saanud. Tal on child to raise. Ja siis on väike valge kana. Ma ei taha, et kumbki neist surnud oleks. Mu ema lihtsalt kirjutab, lihtsalt lamab teiste vahel ja nüüd ta ei vasta mulle enam. Ju ta läks vaatama, pilti tegema. No ta peab ta sealt ära korjama nagunii. Oi. See oli Gerda. Muidu see oli tegelikult natuke teada ka. No mulle see ei olnud teada igatahes. Ei. Miks mu ema on täst erinevate nurkade alt pilte ka veel teinud? Jesus Christ. Me otsustasime, et me sõidame templisse.
ma ei tea, kas seal saab küünalt süüdata või? ma ei tea, siin on budistide ja hinduismi templid ja igasuguseid, lähme vaatame. Küünla võtame ise kaasa. Ma ütlen ausalt, ma olen väga õnnetu. Ma olen väga-väga õnnetu. Mul on nii vastik tunne sees. Muidu 10. kord ma ütlen, sina ei vastuta. Ma tean, aga ma lihtsalt ütlen, et sina ei ole süüdi. No jaa, aga sa ei ole selles süüdi. Mõnikord nii juhtub, eriti kanadega. seal mille jaoks üldse nii keelanud templi jaoks. Kas me võime oma küünla kaasa võtta või? Ju me ikka võime, kes meil keelata saab? Äkki seal ei tohi põletada? No, võtame ikkagi. Paneme templi ukse taha siis, kui... Pärast paneb templi põlema. Saepuru. Ma tahaks öelda, et kuskil tehnoruumis, aga kui mul ei ole rohkem saepuru, siis ei, seal peab olema küll üks kott saepuru, kas võid heina ka panna? Graanulid, need on nende toit, kui see on roheline. Ma ei kujuta ette, sest et tal oli küll kõht lahti, kui ma ära läksin. Ja ma pesin ta ära, tegin ta puhtaks, sest ma guugeldasin ka, et kui nad saavad mingi niiskust, on ja, et siis... Aga ta sõi eile ja kõik oli kõndis ringi. Muidu see on külmast, ma arvan. Täiesti õige ikka. Poeg nüüd on. Ma pean jälle rolleri seljas vaatama, et mul ei jääks kõik igale poole kinni ja I wouldn't die, nagu mu kana. Jah, keri jah, see kuidagi endale üles teeks. Keri. Lähen nii haig. Mida? Haigelt juba ma näin. Poekesed ja väike geto. Mul ei mahu pähe, miks nad sõida autoga siin väikses tänavas sõidavad. See on müstika. Ma ütlen ausalt, minul on tuju paha. Mul on hing raske, süda valus. Pean ennast kinni katma ja siis ma saan templisse ka sisse. Muidu ei õnnestu vist. Ma reaalselt korraks pilgutasin ja juba ma ei saa enam aru, kus Märten kadus. Siin on nii palju busse, nii palju bussijuhte, kõik harjuvad midagi. Ja ma kaotsin Märteni ära. Well... Eks ma alustan siis uut elu siin bussijaamas ja mis vahet seal on. Keegi näeb kuskil Märtenit, palun öelge mulle. Sest mina ei näe. Ausalt ka, kuidas ma nii fucking pime olen. Sest kuulete, kuidas keegi vahepeal karjub hästi naljaka häälega. Äkki ta varsti teeb jälle seda. Ei, Märten on kadunud igaveseks. Otsin sind igalt poolt. Ma mõtlesin. Mõtlesin, kus sa oled. Ma nägin, et sa oled siia poole. Kõrgu ka vaata. No tempel tundub vähemalt väga ilus. Üksi ma ei pea siin olema. Pean ainult enda tissid kinni katma. Niimoodi ei sobi kohe kindlasti minna. Aga ma panen niimoodi kinni, siis on okei. Nüüd me oleme tulnud siis budistide templisse, kui ma õigesti tean, siis on nii-öelda budistide kaitsja Vishnu tempel tegelikult tema auks või kohalike jumala auks. Aga see on üks kõige populaarsemaid kohalike seas, üks kõige vanemaid templeid ka, mis on tegelikult selles piirkonnas. Nii et lähme vaatame.
Gerda on seal pilvedes. Siin peab jalanõud ära võtma, need pannakse kilekotti meil kõik. Nüüd vist antakse meile mingi number ka, anname talle midagi. Oota, paned pilet siin küsimuse käest. Sinna tuleb panna. Yes. Ma pean omalt poolt ütlema, et natuke selline püha tunne on küll nagu, et tahad vaikselt rääkida ja buss olla, aga huvitav, kas siin elavad inimesed. Sinna poole. Jaa, näeme sinna poole vist, jah. Siit saab. Lappata patyega anantyambala arangtananja devena raktang bandami sabbaso. The blessing here, protection. Thank you. Sinule ka. Arahantananja devena raktang bandami sabbaso sabbhidyo yajyanto sabbarogo vinasato mate bhavatantarayo sukhi dīgāyu bhave. The blessing here, protection. Thank you. Vaata üles. Paneme siis kui küünla ja toetame kas või see sammu peale. Issand, aga äkki me rikume mingit suurt seadust sellega. Paneme hästi korra ja siis kustutame kohe ära. Peab tee sõlmatuks. Nii. Pisar siin. Aga pidigi ju. Lasid ta hinge rändama. Tunnen ennast nii dramaatilisena, ma olen siin Poresti keskel. Põletan oma küünalt. Ja inimesed toovad siis nagu ohvriandjadeks hõisu siia. Malju küsis, et mis see tähendab, mis ta niimoodi näppudega teeb. Aga neid nimetatakse mudradeks ja kuna meil kehas käib nii-öelda vool läbi ja meil on energiapunktid siis erinevat moodi, kuidas sa hoiad, võtad neid asendeid. Neil on siis erinev funktsioon. Ma pean ütlema, et ma tunnen ennast no mitte väga palju paremini, aga natuke paremini. Et ma midagi tegin, kes veel saaks öelda, et on oma kana jaoks templis küünla süüdanud. Ja isegi olen nüüd õnnistatud selle paelakesega. Sellega. Werneri ja Kristeli poeg just rääkis sellest, et ta sai ka templist siukse paela ja tal oli see üle aasta aja käe peal. Ja see pidi tooma head õnne ja blessingut, nii et ma nüüd hoian seda.
näete, seal kaugel on ka kõik eestlaste punt. Siin ka. On jah? Jah. Et eestlasi on siin igal pool. I hope you all have a good time here and enjoy the evening. Yes. Palju hakkab influentsima jälle kõik. Oota. Ja see ei ole isegi töö. Ma lihtsalt näitan teile. See näeb haige välja, aga uskuge mind, oota, ma ei tea, kuidas see käib praegu. Kuidas see käib, huvitav? Krõps. Nii. Ja. Aga ma ütlen ausalt, see on väga mugav. Päriselt. Ma magasin sellega. Kus teed siis tehasse või kuidas? Hakkame ise tegema, Werner. On ju mugav. Sa saad nagu panna siia oma õla peale. Ja tõmba kõvasti kinni. Tegelikult see on nii okei. Mulli teha, okei, annan oma parima. Ma teen nii suure mulli praegu. Ma suudan. Ära see hästi nii vahva. Nii. Ja mis sa seda Oota, ma rapsid? pean just lõdvalt laskma. Muidugi. Ja nüüd puhu lihtsalt. Ja seal kõrval on see dollari pood, kus nad ostavad. Hästi, selle liiga vahtavad. Jah, alati kui Tulevad, näed. Nüüd tuli päris hästi, kõik tulid Kristjanile. Selline oli meie tänane päev. Õhtu on päris palju juba, kell Malju on ihu alasti mu kõrval. Ma ei saa teda näidata. Ma näitan natukene. Neost alates. Ma proovin näidata neost alates. Ma olen väga muserdatud. Malju Ta on on... kohe Gerda surnukeha meelde. See ei ole aus tegelikult, et halvad asjad juhtuvad heade inimestega. Loomulikult mitte kallis. Ja ma ei ütle isegi, et mina olen hea inimene, kui Gerda oli väga hea kana. Ta lasi ennast pesta, föönitada, ta oli sõbralik. Rahva lemmik. Mõnikord külb võtab ära. Ka head inimesed. Ausalt, ma ei imesta, et kõik vihkavad mind ausalt. Keegi ei vihka sind, mis sa räägid? Paljud vihkavad mind. Muidu mitte keegi ei vihka sind. Tegelikult paljud vihkavad mind. Tead, tähendab, Oota, kas ma võin lõpetada enda Nii. vestluse? Paljud vihkavad mind, kõik su loomad surevad. Võib-olla neil on õigus. Ja maybe I should go just kill myself. Ei. Esiteks, need inimesed, kes sind nii-öelda vihkavad või mis iganes on, ja neil on endal probleemid, kallis. Tõsiselt. Kes on suga kokku puutunud, sa oled kõige lahedam Aga inimene ometi maailmas. kõik surevad mu ümber 2 lehte. Mina olen jätkuvalt siin, No, parajalt sina- paks poiss oma parimates aastates, Sina jah. tervis on korras, noh. Kleenukesemad surevad kõik ära. No. Ja samas Oota, et sa sa oled hakanud piirama mu söömist küll, nii et mis siin toimub? Mis mängu sa mängid? Ärme nüüd naera Gerda haual tegelikult. Gerda on ammu juba lendas minema sinna teispoolsusesse. Isegi küünla panime talle. Ma ei ole ikka võib-olla selle farmi jaoks vastu pidanud. Tead, kallikene, selle silla ületame siis, kui me oleme silla juures. Mis see väljend on inglise keeles? Täpselt see, aga inglise keeles. Aga ikkagi. Ma võib-olla ei ole suuteline tõesti seda surma vastu pidama. Mis surma? Kõige surma. Muisukene, loomadega ongi nii ja lindidega. Aeg-ajalt keegi sureb. Seda ma ütlengi, et ma ei ole võib-olla suuteline seda vastu Jah. pidama. No siis on nii.
taha on ikka palju loomi. Ma saan aru. Jah, ühesõnaga selline oli meie tänane päev. Miks must silmad siuksed, terve nägu punetab reaalselt. Aga teile kõik head. Väike update. Mina parasjagu uploadisin videot, üritasin seda kokku panna, aga Malju läks õue koera otsima, sest ta kuulis õues mingi koera kiunumist ja nüüd ta võttis kaasa paki juustu ja ütles, et brp, et ta on kohe tagasi. Kui sa küsid, miks ma lasin tal üksinda minna, siis sellepärast, et ma tean, et ta ei saa sealt ühtegi koera ja ohtu pole. Kuigi ma hoiatasin teda, et ta võib pureda saada, aga eks ma kohe lähen vaatama, kui ta umbes 30 sekundi pärast pole tulnud. Kus ta mul nüüd läks? Muidu ma kuulsin aukumist. Ah? Neil on kõik, kes Söövad, jah? Jaa. See hirmutab teda. No mis mina nüüd hirmutan? Kartid. Sorry. Ma leidsin 2, mitte ainult 1. Leidsid tõesti. Aga ma arvan, et nad on kellegi omad. Ma ei usu, et nad on kellegi omad, aga ma ei tea, oota, ma avandan. Ma ei tea, kuidas ma saaksin neid, aga meile tuppa tulla. No tuppa nad ei tule. Me võime nii teha, et sa täna söödad neid ja siis homme vaatad, kas nad tahavad su homme kõnetada. Kui need oleks ainult üks olnud, ma oleks sülle rabanud, aga Ja. need on 2, ma näen, et nad on friends. Ja, nad on õde ja venda, ma arvan. Või? Või ema ja peal. Issand, nad võtavad nii õrnalt ka, et nad isegi ei ründa mind kuidagi. Nii armsad. Sina oled armas kallikene. See on minu lemmikjuust ka, nii et ma saan aru, miks see neile meeldib. Ära nüüd karda viimasel hetkel lambist. Olen nagu haige pervert. Kas keegi sooviks, kõigepealt annab natuke maiustust ja kas keegi sooviks enda hotelli tuppa muga tulla? Niru, te võite mõlemad ka tulla. Kui te tahate. Mul näpud nii mustad tõesti lakkuge lõpuni ära. Ühesõnaga, oli lõbus ja... Ja hea tööd. Kena õhtu jätku teile. Noorherrad. On noorherrad, ma vaatan. Ei saa aru, ma ei tea. Nii muidu ma aitan su püsti. Miks nad, kui ma püsti tõusen, miks nad kohe on nagu ma peksaks neid? Ma ei ole sulle midagi teinud. Kas sa võid lõpuni siis vähemalt käe nattuda? Tase, jah? Ma andsin neile paki juustu. Tänamatu. Paide väärt. Kaasa tulevad. Kaasa tulevad. Jah, nii sa tuppa kui ma saadki. tahtsin pai teha, siis nad tegid nagu seda, nagu see puuhaluga peksnud. Aga homme on sul uhke tunne, et ringi kõndida. Neil läheb kakluseks, vaata, seal on see teine koer on seal. Milline on teine koer? Kõht nii tühi. Sul on silmi kinni panema, see ei tee mu kõhtu täis. Mine nüüd tuppa muidu ausalt. Ma arvasin, ma annan talle juustu. Ta on mingi, oh my god, I love this juust. Ja siis me tuleme nagu siia tuppa ka. Okei, see kõlab tõesti nagu ma oleks pervert, vaata, ma tahaks mingi... Aga sa tahtsid lihtsalt cuddle'ida? Tegelikult tõesti.
ja siis ma nägin, et neid on 2, ma olin mingi holy shit, veel parem. Ma jälle ei mõtle seda nagu haigel viisil, vaid ma lihtsalt mõtlen, et ma mõtlesin, neid on 2. Ma andsin talle juustu. Keegi ei lasknud pai teha. jah, siis nad on Samas ma hakkasin tuppa tulema, kõik tulid kaasa. See tekitas minus nagu selliseid segaseid tundeid, vaata. Pai ei taha, aga tahad kaasa tulla. Aga nüüd, kuhu ma olen jõudnud, on see, et mul on kõht tühi. Mul ei ole juustu. Keegi mu tuppa ei tulnud. Sina tulid, aga noh, sa olid siin juba enne. Kas me pitsat saame veel tellida? Kas sa üritad... Kavatsed ära lämbuda oma soiakat. Mida on? Kas ma ei või isegi... Kas sa soovid vett, kallis? Ei. Ma kartsin, et ma tunnen rohkem... Kartsin, et ma tundun rohkem purjus, kui ma olen. Mis on tegelikult täiesti kaine. Mis ma olen? Mis sa oled? Täiesti kaine. Täiesti kaine. See ei ole tegelikult solvab isegi. Tegelikult see on solvav, et ükski nendest koertest kaasa ei tulnud muga. Nad tulid tegelikult literaali sul järgi hotelli ette ja siis ma olin nagu... Sina käskisid neil ära minna. Mina üritasin sulle kainet mõistust natukenegi selgitada inimlikult, et tegelikult see ei ole hea, kui hotelli esine on täis võõraid tänavakoeri. Muidu ma ei tahtnudki jätta neid hotelli ette, ma tahtsin meie tuppa tuua nad. Nad ei tulnud, mis teha. Sest, et sina ei luba. Mina ei ütle neile ühtegi sõna.